Lapsed, olge homme hommikul taas samal kellaajal siis televiisorite ees ja siis näete multifilmis, mis edasi juhtub. Aga praegu lapsed veel kuhugi ei lähe, näpistage nüüd endale 5 või 6 minutit, sest me hakkame põllumajandusest rääkima. Aga sellisest põllumajandusest, mida igaüks saab kodus viljeleda, isegi siis, kui lammast, kitse ja lehma või siis rukki välja haljendavat maja taga ei ole. Margus on täna hommikul meil siia stuudiosse tulnud väga lihtsal põhjusel. Kui me tavaliselt vestleme reedeti, siis sellel korral on Margus reedel lihtsalt ära. Ja nagu ma just kuulsin, siis maailma kas kõige suuremal mängu asjade messil või lauamängude messil Essenis Saksamaal, et toimub selline suur ja vahva üritus, kus on mitmeid sadu tuhandeid lauamängu fänne koos, et läheme meiegi Eestist sinna päris suure seltskonnaga. Mis te siis teete? Lihtsalt olete koos, te võtate käest kinni, olete õnnelikud või mängite kogu? Kahtlemata mängime. 4 päeva katkematut lauamängude mängimist, aga meil on veel üks põhjus, et seal on toimumas ühe lauamängu Carcassonne maailma meistrivõistlused ja tänavu aastal on siis välja panna meil ka Eesti meister, kes siis läheb loodetavasti maailmameistri tiitlit koju tooma. Et eks siis pärast räägime sellest. Margus, enne kui sinu mängu juurde jõuame, mitu tundi on sinu kõige pikem lauamängusessioon, mida sa teinud oled? Ausalt, ma palun ausalt. Ma arvan, et ta on jäänud siiski sellise ühe ööpäeva sisse umbes selline 13 tundi vist. 13 tundi? Aga tean, et on ka mängitud mänge, mis jäävad ühe päevaga läbi ei jõua, et jääb vahepeal pooleli ja võetakse... Vahepeal hetkeks magatakse, turgutatakse ennast väike suhkur naha alla ja siis minek. Nii, räägime sellest mängust. Põllumajandusega tegu. Just, et mängu nimi Agricola, see on siis ladinakeelne termin, mis tähendabki põllumajandust ja lühidalt öeldes on siis mängijate eesmärgiks 14 mänguvooru jooksul ehitada üles selline kõige efektiivsem, kõige jõukam talumaja pidamine. Ja iga mängija saab endale sellise lauakese, nagu praegu sinul ainult. Just täpselt. Et siin on nüüd juba üht-teist niimoodi tekkinud, et meil on siin olemas maja, kus siis elavad tänasel hetkel 3 mehikest, siis on olemas mõned põllud, kus kasvatame vilja ja siis kapsaid kaale, need on sellised väikesed vidinad, samamoodi on olemas siis paar karjaaedikut, kus siis peetakse lehmi, lambaid, seaga on nüüd niimoodi, et siga peab praegusel hetkel veel siin selles väikses majas. Jah, et vanasti, ütleme, 17. sajandil olidki sellised suured mustad sead, et neid siis kasutati. Tegemist on sellise raske ajaga, kus põllutööd oli väga keeruline teha ja inimestel olidki käed jalad tööd täis sisuliselt 24 tundi ööpäevas. Tõsi ta on, et iga uus pereliige, kes vähegi suutis kõblast käes hoida, saadeti kohe tegelikult põllule või metsapuid langetama, et leiti iga ühele sobilik ülesanne ja siin on siis tegelikult täpselt samamoodi, et see suur ühine mänguväli on siis tegelikult koosneb sellistest erinevatest väljadest, kuhu siis mängijad kordamööda saadavad oma pereliikmeid täitma erinevaid ülesandeid. Kas need pereliikmed siis peavad koju tooma puitu, savi, pilliroogu, minema kalale näiteks, et tuua siis natukene kala koju, ehitama uusi aedikuid, ehitama majasid, et neid võimalusi on siin väga-väga palju. Ja see väike punane mehike, jah, et pane saada teile. Saadame näiteks siia välja sellele väljale ühe mehikese, see tähendab seda, et meil on võimalus nüüd künda üks uus põld. Põld on siis selline väike lapikene, apsti, ja selle lapikese ma siis saan asetada mõnele vabale ruudule, näiteks siia. Põld on küntud. Põld on küntud ja nüüd järgmisel mänguväljal või mänguvooru ajal, mida ma näiteks võin teha, on see, et ma saadan oma mehikese, ütleme siia... Kas see mehikesed saadetakse korda mööda? Täpselt. Kui minul oleks ka mänguväli praegu ja oleks siin mingi mehik, siis ma saaks ta tõsta ka kuhugi peale. Just, et nüüd olekski sinu kord, aga et nüüd järgmine, mida ma võin teha, on siis näiteks see, et ma võin nüüd külvata sellele põllule. Selleks, et külvata, peab mul esiteks siis olema olemas natukene teravilja, see kollane on siis teravili ja kui ma asetan selle teravilja siia, siis ma pangast saan siia natukene juurde veel, et see vili hakkab see vaikselt kasvama. Kui sa ühe teravilja saad sinna, siis 2 võtad pangast juurde? Täpselt nii. Ja siis, kui tuleb õige aeg, et mängu jooksul siis 6 korda toimub siis selline lõikuse aeg, lõikuse periood, kus siis võetakse siit põldude pealt siis ära viljakogused, need on nüüd lähevad aita, aga samamoodi on siis see, et lõikuse ajal tuleb nüüd vaadata, et kõik pereliikmed, kes on usinasti tööd teinud, tahavad ka siis süüa saada. Need samad mehikesed, kelles välja saada. Need samad väiksed mehikesed. Ja neid mehikesi ka tekib tegelikult siis mängu käigus siia juurde, et see on ka veel üks võimalus. Kust neid tuleb, kuidas neid juurde saab tekitada? Kuidas nad ikka tekivad, et siin on üks selline väli, kus siis on võimalik nii-öelda siis oma talumajapidamisse siis väike lapsukene juurde soetada. Väga tore väli.
just, aga et jah, et mäng on hästi mitmekesine, vajab läbi planeerimist, läbi mõtlemist, super meelelahutus. Umbes pool tundi mängija kohta, et kui siis kolmekesi mängida 1,5 tundi ja neljakesi 2 tundi, alates 10-12 eluastmast, erinevaid raskusastmeid ja kõike muud. Aga tagasilööke ka toimub või kogu aeg muudkui võtan neid väikeseid musti põrsaid, kaalikaid, teravilja kõike juurde siis enda mänguväljale? Mis hetkel võiks ka see juhtuda, et ma pean ühel hetkel nagu käest ära andma sunniviisiliselt? Jah, kuidagi. Et kuku redelit mööda alla 60 pealt esimese peale. Et tegelikult ütleme niimoodi, et siin on mängijatel ikkagi väga palju iseenda kätes. Et üks võimalus, kuidas tagasilööke tekib, on see, kui sa oled paika pannud mingi plaani ja keegi vastastest võib-olla siis segab sinu plaani, et ta näiteks teeb ära mingi käigu, mida sa ise just planeerisid. Just täpselt. Või teine võimalus on siis see, et kui sul nüüd sellel nii-öelda lõikusajal ei õnnestu kõiki oma pereliikmeid ära toita, siis keegi peab neist nii-öelda kerjakoti selga võtma ja minema küla peale siis tegelikult ütleme siis ise endale toitu hankima ja see tähendab mängu lõpus miinuspunkte. Tegelikult siin on sellised väikesed kaardikesed, et kui selline situatsioon tekib, et toitu puudu jääb, siis tuleb see kaart kätte võtta ja mängu lõpus. Aga siis on pigem tark korjata endale kogu aeg midagi kokku, mitte seda peret suurendada? Jah, et korjata tasub reeglina, ütleme ka niimoodi, et mida rohkem sul on pereliikmeid, seda rohkem saad sa mängu lõpus punkte. Ja pereliikmed vaata korjavad nodi rohkem. Täpselt. See on selline kavalus. Margus, kas sa oled proovinud siin ka mängida mõne inimesega, kes tõesti põllumajandusest midagi teab, kes teab, kumma pidi kaalikas käib mulda või mis hetkel tuleb kartul maast välja võtta ja mida leht mõtleb selle all, kui tal on udar suur ja ütleb muu? No on ette tulnud küll, et on mängitud ka seda siin oma nii-öelda vanema generatsiooni esindajatega, kes on niimoodi päris tihti näpud mullas, eks ju, aga võitsid sind või võitsid sina? Seekord võitsin mina, aga ma usun, et see on ainult aja küsimus, et tavaliselt iga lauamänguga on see, et ta vajab natukene praktikat, läbi harjutamist ja see on super lahe meelelahutus. Aga võidab siis see, kellel on just nimelt rohkem asju, kui mäng läbi saab, jah? Jah, mitte ainult rohkem asju, aga et kes on siis tõesti nii-öelda kõige tugevama, efektiivsema talumajapidamise suuremad karjaajad, rohkem põldu, teravilja, kõike sellist. Väga tore, Margus. Suur aitäh sulle täna seda põnevat mängu meile siia tutvustama tulemast ja head reisi ja edu eestlastele siis maailmameistrivõistlustele, kui ma aru saan. Tuled järgmine kord, ma loodan, heade sõnumitega. Kilbiga, nagu öeldakse.